Sellele küsimusele on vastus lihtne. Liikumine peab olema tore. Liikumisharjumuse kujundamise teine nipp ongi leida endale meelepärane tegevus. Kui liikumine seostub ebamugavuse või valuga, siis me võime seda teha mõnda aega hambad ristis, nii-öelda tahte jõudu kokku võttes, aga harjumuseks see tõenäoliselt ei kujune. Harjumuseks kujunevad need tegevused, mida me teeme hea meelega, mis meile rõõmu valmistavad, mis meile endale midagi pakuvad, aga samamoodi saame me harjumuseks kujundada ka meeldivaid liikumistegevusi. Nii et sellepärast tulekski läbi mõelda ja üles leida need tegevused, mis pakuksid rõõmu, mis kutsuksid ennast tegema, millest me võib-olla puudust tunneksime, kui me neid päevas teha ei saaks. Kui sulle näiteks meeldib rütmikas muusika, siis võiksid valida tegevuse, mida saad teha muusikasaatel. Kui sa lähed hasarti võistlemisest, siis võiks kaaluda mõnda sellist sportmängu või muud tegevust, mida saab teha kaaslasega, kus saab vastasega mõõtu võtta. Jäta julgelt sinna paika need tegevused, mida teeksid sellepärast, et see on kasulik. Ja vali tegevused, mida teeksid sellepärast, et see meeldib sulle. Kui sa oled varajane ärkaja, siis mida sa saaksid hommikul teha? Kui sa oled õhtune telekavaataja, siis mida sa saaksid teha vahetult enne vaatamise ajal või kohe pärast teleka vaatamise lõppu. Või kui käid korraga jalutamas, siis võid kaaluda, kas sa saaksid seda teha tempokamalt või pikemalt. Nipp seisnebki siis selles, et võta aega ja katseta erinevaid liikumistegevusi, et leida see, mis sulle päriselt meeldib. Mis on parasjagu pingutust nõudev või nii-öelda väljakutsuv, aga siiski piisavalt kerge, et ta eemale ei peletaks. Ja kui nüüd teha väike vahekokkuvõte, siis liikumisharjumuse kujundamise 2 esimest sammu on nagu Rootsi lauas. Vali endale sobiv aeg ja leia endale meelepärane tegevus.